Äh, Tere hommikust kõigile, kes on meiega liitunud ekraani taga ja ma loodan, et te olete sama ootusärevad nagu minagi. Meil on ees ootamas täna väga põnev päev. Me hakkame kuulama väga põnevaid ja sisukaid ettekandeid mõisapärandi väärtuspõhisest hindamisest. Proovime selliseid, kindlasti tekib teil küsimusi ja mis on väga hea. Proovime seda niiviisi teha, et kui teil kerkib küsimusi, mida tahaksite esinejate käest pärida, et te paneksite need kirja peamiselt siia chati või vestlusaknasse ning pärast seda, kui meil on esinenud 3 ettekandjat, siis veidi ennem kella 11, siis orienteeruvalt proovime neile küsimustele vastused leida. Kui nüüd rääkida veidi sellest päeva ülesehitusest, siis te näete seda ise ka. Vahepeal nägite seda ekraanil, aga esimesena võtab meil sõna Viljar Vissel, siis Riin Alatalu, Anna Selvet, Anita Staub ja Külli Siim ja Katri Sennok. Ja proovime seda päeva teha mitte liiga pikaks. Kell 11 on meil plaanis paus, selline jalasirutus ja kohvi võtmise paus. Ja me sooviksime oma päeva lõpetada kuskil kella 9, nii et kellelgi ei jää lõuna söömata meie pärast. Ennem kui ma annan sõna meie ameti peadirektorile, ma tahaksin teha ka väikese reklaami. Kindlasti on paljud juba tutvunud värskelt ilmunud muinsuskaitse aastaraamatuga, aga siiski ka meie tänase teema kontekstis sooviksin välja tuua, et seal on mitmeid väga huvitavaid artikleid just väärtuspõhisest hindamisest, nii selle metoodikast, aga ka konkreetsetest teemadest, mida me täna ei hakka arutama, aga mis võiksid teile ka huvi pakkuda, muuhulgas kaitsealuste parkide hindamisest, niisamuti Ida-Virumaa tööstuspärandi hindamisest ja ka õigeusu kirikute hindamisest. Nii et kes ei ole veel jõudnud uut muinsuskaitse aastaraamatut endal soetada, siis soovitan seda väga teha. Aga pikemalt ma võib-olla praegu sissejuhatust ei teekski ja sooviks anda sõna Muinsuskaitseameti peadirektorile Marilyn Mihkelsonile, kes teid tänase tähtsa päeva puhul tervitab. Ja tere hommikust ja aitäh, Henri! Täna tuleb äärmiselt põnev päev ja mul on hea meel, et te olete meiega siia liitunud ja olete tõenäoliselt, nagu Henri ütles ka, sama põnevil kui meie ise. See on meie esimene selline webinar siis nimekirjade korrastamise või inventuuri teemal, nagu soovite. Ja täna me räägime siis eelkõige mõisapärandiga seonduvast väärtuspõhisest hindamisest. Enne kui tänased esitajad lähevad mõisate teema juurde rohkem sisse, siis ma tahaksin hetkeks võtta võib-olla laiema vaate kogu sellele mälestiste nimekirjade korrastamise teemale. Sest et selle teema taga on palju suurem küsimus kui see, millele me ainult täna keskendume.
ja põhimõtteliselt me ju otsime vastust suures plaanis küsimusele, et kuidas me korrastame mälestiste nimekirju ja kuidas me otsustame, mis väärib siis tegelikult seda kõige kangemat ja väärilisemat riiklikku kaitset. Ma arvan, et on oluline kohe alguses öelda see ära, et nimekirjade korrastamine selles kontekstis ei ole lihtsalt tehniline töö. Et see ei ole ainult kannete parandamine, millega me oleme siiamaani tegelenud, piiride täpsustamine või nimetuste korrigeerimine. Ka see on kõik vajalik, aga sisuliselt on ju küsimus palju suurem ja põhimõttelisem. Küsimus on selles, et mida me ühiskonnana, inimestena väärtustame, riikliku kaitse vääriliseks peame ja kuidas me lõpuks seda otsust põhjendame. Mina olen väga seda meelt, et kultuurimälestiste nimekiri peaks olema Eesti ainelise pärandi kõige ajakohasem ja kõige usaldusväärsem esindusnimekiri. Ja see kõik, mis on ajaloos tehtud, see, kuidas on nimekirja kokku pandud, on olnud, ma arvan, väga-väga õige. Aga ajas peab see nimekiri ka muutuma. Ja ma olen väga seda meelt, et tänane nimekiri ei peaks enam olema ajaloos tehtud kõigi otsuste arhiiv, mida me mitte kunagi enam ei puutu. Olgem ausad, muutuvad ajas meie teadmised, uurimismeetodid, väärtushinnangud, tegelikult muutub ka pärand ise meie ümber. Mõni asi hävib, mõni leitakse juurde, mõne objekti tähendus avaneb alles aastate pärast ja seetõttu ei saa kaitse üldiselt olla ka ühekordne ja lõplik otsus. Ma arvan, et kõik minu kolleegid on nõus, et selline riiklik kaitse peab olema elav ja mõtestatud protsess ja neid otsuseid tuleb üha uuesti üle vaadata ja pidevalt täiendada. Kui me räägime nimekirjade korrastamisest, siis väga sageli kiputakse seda seostama ainult nimekirjast mahaarvamise või mahavõtmisega. Olgem ausad, tegelikult see ju nii ei ole, see on alati kahesuunaline töö. Ühelt poolt me peame ausalt vaatama, kas kõik tänased nimekirjas olevad mälestised vastavad jätkuvalt riikliku kaitse eeldustele. Ja teiselt poolt peame märkama kindlasti ka neid väärtuseid, mis seni on kaitseta jäänud, aga millel on selgelt ajalooline, teaduslik, kunstiline või muu kultuuriväärtus. Ja selliseid objekte on meie ümber veel küllaga. Suures plaanis kogu see nimekirjade korrastamise protsess ei ole kärpimine. Kärpimine ei ole kogu selle protsessi eesmärk. Eesmärk iseenesest on tasakaalu otsimine. Ja suures plaanis ka see, et kogu meie mälestiste nimekiri oleks sisuliselt tugevam, ta oleks arusaadavam ja ta oleks ka sisuliselt paremini põhjendatud. Selle eesmärgi täitmisel tulebki mängu väärtuspõhine hindamine. Väärtuspõhise hindamise mõte on küsida iga objekti puhul väga konkreetselt, milles selle konkreetse objekti väärtus seisneb, kellele ja mida see väärtus kõneleb ja milline kaitseviis aitab seda väärtust kõige paremini hoida. Kõige selle eesmärk on liikuda eemale nii-öelda igaks juhuks kaitsmisest ja keskenduda sellele mälestiste osale, kus riigi sekkumine on päriselt vajalik, põhjendatud ja mõjus ka, et sellest saaksid kasu nii ühiskond, inimesed, omanikud kui ka lõpuks riik. Oluline on ära märkida, ma arvan, ka see asjaolu, et põhjendatud juhtudel kaitse alt mõne mälestise väljaarvamine ei tähenda selle konkreetse objekti alaväärtustamist. See ei tähenda, et see objekt oleks väärtusetu, vaid see tähendab seda, et me peame leidma õige kaitsetasandi ja õige viisi konkreetsele objektile. Mõne objekti puhul võib olla sobivaim kohalik kaitse, mõni objekt
võib hoopis olla paremini mõistetav suurema terviku osana ja mõnel juhul on võib-olla hoopis olulisem parem dokumenteerimine, teadlikkus või omaniku nõustamine. Ja selles plaanis on riiklik kaitse väga oluline tööriist. Aga olgem ausad, see ei ole ainus viis pärandit väärtustada. Tähtis on meeles pidada ka omanikuvaadet. Muinsuskaitseameti kolleegid on pikalt rääkinud sellest, et pärand säilib kõige paremini siis, kui see on kasutuses ja omanik ja riik peavad selle mälestise säilitamiseks sisulist dialoogi. Kui juhtub nii, et meie tähelepanu hajub väga suure ja ebaühtlase nimekirja peale, siis on oluliselt keerulisem pakkuda kõigile omanikele head nõu, igapäevast tuge ja lahendusi, kui neid parasjagu vaja on. Olen üsna veendunud selles, et korrastatud nimekiri aitab meil muuhulgas ka omanikega selgemalt ja ausamalt suhelda. See aitab öelda seda, miks üks või teine objekt on meil kaitse all, mida selle juures hoida tuleb ja ka seda ilmselt, millised on mõistlikud võimalused edasi liikuda. Kuna päris suur osa meie mälestiste nimekirjast puudutab mõisaid, siis on täiesti arusaadav ka see asjaolu, miks me alustasime oma tööd just sellest olulisest pärandiliigist. Aga ka mõisate puhul tuleb küsida, kas kaitse all on just need objektid ja kooslused, mis kannavad kõige selgemat riiklikku väärtust. Mõnikord võib üksikute hoonete kaupa kaitsmine tervikpilti hoopis hajutada. Mõnel juhul võib parema tulemuse anda mõisakompleksi, pargi või maastiku kaitsevaade. Seetõttu vaatamegi seda mõisapärandit täna laiemalt, mitte ainult hooneid, vaid ka suuremaid kooslusi, sealjuures parke, erinevaid üksikuid elemente ja nende omavahelisi seoseid ka. Tänase päeva jooksul saate te päris hea ülevaate sellest, mida me siiamaani teinud oleme ja kuidas me selle teemaga edasi liigume. Loomulikult ka sellest, mil moel neid otsuseid vastu võetakse. Oluline on rõhutada, et hetkel me oleme alles selle protsessi alguses ja olgem ausad, kõikidele küsimustele ei ole meil täna ka veel lõplikke vastuseid. Küll aga on meil olemas teekaart, mille järgi me edasi liigume koos kõigi omanike, omavalitsuste, pärandihuviliste, ekspertide ja kõigi meie heade partneritega. Mul on üks soov ka. Ma soovin väga, et me hoiaksime nii tänases arutelus kui ka edaspidises arutelus konstruktiivset ja üksteist kuulavat joont. Arusaadavalt puudutab see teema väga paljusid ja see võib tekitada muret ja see võib tekitada küsimusi. Seda olulisem on see, et me kuulaksime sellel teel üksteist ja üritaksime oma väljaöeldud ka nii hästi põhjendada, kui me tollel hetkel suudame. Lõpetuseks. Meie eesmärk ju tegelikult on lihtne. Saada kokku usaldusväärne, arusaadav ja tänapäevane mälestiste kogum. Selline konkreetne nimekiri, mis toetab omanikku, aitab ametil teha põhjendatud otsuseid ja annab avalikkusele selgema pildi meie pärandi väärtustest. Ja lõppkokkuvõttes hoiab seda, mis peab jõudma ka järgmiste põlvkondadeni. Suures plaanis ma olen vist kõik nüüd öelnud, mis ma öelda tahtsin. Kõigest sellest me täna räägime. Annan nüüd mikrofoni tagasi Henrile, kes tõenäoliselt juhatab sisse järgmise meie esineja. Aitäh teile kõigile, et te tulite, aitäh, et te kuulate ja aitäh, et teil on huvi meie tegemiste vastu. Ilusat päeva!